Tere! Olen Aimi Jõesalu ja tutvustaksin teile sellist e-keskkonda nagu Screener, mille avastasin juhuslikult mõni tund tagasi. Ja olen sellest väga vaimustuses, kuna see on ülilihtne keskkond millegi loomiseks, mille väljundiks on siis videofilm või seda annab laadida ka MP4 failina. Ja tänu sellele keskkonnale sai minust ka Twitteri liige, sest see on Twitteri liikmetele, tuleb seal endale luua konto ja pärast seda ehk ka paar sõna endast või midagi seal veel klõpsida ja siis on võimalus kasutada seda keskkonda. Ja kuna ma teen selles keskkonnas selle keskkonna kohta juhendit niimoodi, siis kõiki lehekülgi ei õnnestu mul näidata, sest ma olen juba sisse loginud ennast siis Twitteri kasutajanime ja salasõnaga. Ja pärast seda tuleb siis ette see põhilehekülg, kus siis on öeldud, et see on lihtsalt selline vaba keskkond ja saab salvestada ekraani tegevusi ja et aega siin tegutsemiseks on 5 minutit ja salvestamiseks on seal kenasti näha record ja punane nupuke, pärast mida ilmub selline kastike, mida saab siis suuremaks või väiksemaks või kitsamaks või laiemaks teha, nagu soovite ekraanil ja kui jutt on räägitud, siis tuleb vajutada done nupule või alt pluss D. Ja ta kenasti enne nagu jutu alustamist näitab 3, 2, 1 go ja kui hakkab täis saama 5 minutit, siis annab ta ka väikses kastikeses märku. Ja siis ei olegi muud, kui saab kenasti tutvustada ja ma vaatan, et kas siin õnnestub midagi näidata, aga põhimõtteliselt kõik tegevused, mis te ekraanil teete, on kenasti näha ja juttu räägite juurde ja ükskõik mida te siis õpetate, see võib juhendi tegemiseks olla, aga minul tuli küll mõte seda kasutada nii mõneski koolitunnis, kui nii mõnigi õpperühm ei taha sind jälgida, siis miks mitte teha sellist asja, et panna mängima enda loetud videofilm ja ma arvan, et küllap nad kuulavad, et see on selline kena vaheldus või ükskõik mis, kui mina õpetan saksa keelt, siis näiteks saksa keele grammatika selgitused kõik teha selles keskkonnas ja tunnis jääb ainult seda siis mitu korda ette mängida. Nii, vaatame siis nii, ja tegelikult on nii, et kui siis on salvestatud ja vajutatud nupule done, siis läheb ta üles, tuleb veel klõpsata või kirjutada väike kirjeldus, et mis see on ja klõpsata tweet it ja siis ta laeb selle kenasti üles ja kui on üles laetud, siis ta annab paremal kenasti lingi ja embed koodi, siis ta kas siis salvestada MP4-le või YouTube'i või siis kustutada. Ja mina teen siis nii, et mina laen selle üles YouTube'i. Ja kutsun siis kõiki kenasti seda kasutama, kuna tegu on ülilihtsa keskkonnaga ja minu arvates võib lasta lausa õpilastel teha kodutööd või mida iganes. Lihtsalt, et jah, on vaja luua see konto Twitterisse ja tegelikult ka YouTube'is on vaja siis kasutajanime ja salasõna. Aga meeldivat katsetamist ja toredaid avastusretki selles keskkonnas ja palju ideesid, mida sellega siis veel teha saab. Kõige head!